Nii, Mait Saaremaalt on küsinud. Sinu terviseteekonna kõige raskem osa ja kuidas selle raskuse ületasid? See on väga hea küsimus ja vastus on võib-olla väga üllatav. Nüüd, millest ma räägin, on see, et inimesed, kes ise trenni ei tee, arvavad, et mehed ja naised, kes käivad nädalas 5-6 korda jõusaalis, et nad lähevad sinna alati rõõmuga ja neil on alati motivatsioon sinna ennast kohale vedada. Ma ei tea, kuidas sinuga on, Mait, aga ütleme minu puhul 70–80% päevadest ma tegelikult trenni minna ei viitsi. Nüüd ma ei räägi seda sellepärast, et näidata, kui kõva vend ma olen, vaid ma lihtsalt ütlen tavainimestele, kes trenni ei tee, et see täiesti normaalne, kui sul pole vahepeal motivatsiooni minna trenni. Aga tähtis ongi see, et olenemata sellest, kas sa tunned ennast hästi või halvasti, kui sa lähed trenni kohale ja teed seal trenni, siis see on alati parem kui see, et sa oleks diivani ees edasi lösutanud ja lihtsalt vaadanud telekat või lihtsalt telos scrollinud. Ehk siis kõige raskem osa minu terviseteekonnast ongi see, et ma pean ikka ise iga päev ennast motiveerima, iga päev ennast piitsutama, et trenni minna ja ütleme eesmärk, miks ma sinna lähen, ongi just see enesetunne, mis ma sealt saan, see areng, mida ma näen iga kord, kui ma trennis käin, see ongi, mis motiveerib mind trenni tegema.